eelmis ilm. Täiesti jääs on kõik. Alustan teile uut vlogi, sest te tahate nii palju vloge mult kogu aeg. Aga see on nii raske tegevus, mida päevakavasse ära mahutada, aga ma üritan. Nüüd mina lähen Browsi ühele shootile. Meil tuleb Black Friday edition, must lokipael. Ja see on ainult nagu siis Black Friday raames, et kõik, kellel on mustad juuksed näiteks, siis saab sellise poolikuma seti, kus on patsikumm, kott ja pael. Siis hea hinnaga. Täna on muuseas meestepäev, olen aus, läks korraks meelest ära. Õnneks ma tegin hommikusöögi ja siis ma olin mingi head meestepäeva. Aga ma vaatan äkki nüüd lähme õhtul kuskile siis meestepäeva puhul, kui Andrei saab. Nii, me tulime tulbi fotostumisesse. Browsi uut contenti filmima. Süksed shootipäevad mulle meeldivad. Pool tundi ja tehtud. Terve content on tehtud, mis vaja. Shoot on tehtud. Nüüd ma lähen salongi, lähen vaatan, kas pesutoolid sobivad ja siis ma ei teagi, mis ma teen. Vlogid jälle või? Ja ma teen. No, kõik tahavad ju vloge kogu aeg, ma pean ju deliverima. Heedil on vaja kingitust ja mul on lihtsalt vaja kaasas jõlkuda. Nii ilus, jee. Mul on vaja samasugust Saara pintsakut, kus ma saan sükse? Saarast. Rääkisin talle omast pliitsitud hommikumantlist, ta mingi, mis pliitsitud hommikumantel? Tüüp ei vaata mu vloge, saate aru või? Saate te aru? BFF of the year. Tulin koju, ostsin endale Saarast siis pintsaku ja siis tulin meil. Ühesõnaga, mul on probleem. Kuller lubas tulla üks hommik, siis ma ei saanud. Ütlesin, et tere, et äkki saab nagu sellel ajal ei saanud, okei, toome järgmine päev, pole hullu, ikka juhtub. Siis ma olin mingi, et ma olen kella 12:30 kodus, palun tooge hommikul. Helistavad siis kell mingi 1:30. Pakkan teile, ma olen tööl, ma ei saa vaata. Ta lubasid täna tuua. Ütlesin, et panevad õhtusele deliverile, mis on nagu 5, aga ma pean kell 7 ära minema. Ja nad ei ole helistanud. Ja ma ei tea. Ühesõnaga, ma tahan hauli teha. Sain Saara pintsaku. Siukse. Natuke mingi erilisem must pintsak ei ole tavaline. Süke hästi oversized. Ma võtsin L-suuruse. Mõtlesin, ma panen täna selle selga. Ma viin Andrei kahvetemposse sööma. Ja siis ostsin siukse kleidiga kõrgekaalusega. See on nunnu. Ma arvan äkki süke festive season, siis on nagu nunnu. Ja kogu see 2 asja kokku 120 €. Aga ma loodan, et need on kvaliteetsemad ja kestavad kauem. Me oleme Andrei lemmikus kohas söömas kapsalehti. Ta on nii kettas, et ma ta siia tõin. Ta üldse ei taha olla minuga. Sa valetab teile lihtsalt. Vaadake ta ausaid silmi. Ta valetab teile. Vaata kööginurgas, kokad teevad süüa. Elamus. Hää ju. Aga aus. Ma panen kodusündis siukseid WC-sid. See oli minu nali, ma just ütlesin, et see on nagu sinuga ka ju. Sa ei kuulnud. Ma just ütlesin. Ma olen praegu nii närvis. Võtsin oma söögi kaasa, lähen tööle. Miks ma närvis olen? Sest meil on nädala aja pärast põhimõtteliselt salongi avamine. Ja see on täiesti nagu... Ja ma olen süke vend, kes tahab, et asjad oleks varem tehtud, palju varem, kui on vaja. Ja meil on nädala aja pärast põhimõtteliselt avamine. Ja kõik on liiga poolik minu jaoks. Andrei on mingi, ei, safe, on ju. Aga ma ei suuda, ma ei saa omagada. Mul on nagu nii raske. Juhu, üksi tööl. Söön oma seda Valiju kodujuustu, kes ei ole proovin maitske. Not sponsor kahjuks enam. Aga räigelt hea. Jootan järgmist klienti ja ajan salongi asju ja põen. Ma ei suuda, mida nagu teha, kui sa oled loomult lihtsalt siuke põdejas. Ma üritan olla rahulik, aga ma ei suuda. Ja kui sa ei ole veel pannud ennast kirja, siis meil on nii palju häid juuksureid seal, kes väga ootavad enda juurde ja hooldusesse, lõikusesse, värvi, mida iganes, you name it, kõik teeme ära. Mind aeti taga täna linna peal, numbrit vaja. Helistas Eesti Laulu produtsent Riin. Kuule, et ETV tahaksid täna külla kutsuda, vaata. Tahtsid, et ma läheks Andiga rääkima mingi Eesti Laulu asja, ma ei tea. Ja nad alguses ütlesid, et ma pean midagi laulma seal. Ma olin mingi, palun ärge mind laulma küll, pange ei, aitäh. Ühesõnaga, sükeks prompt asi tööpäeva lõppu. Lähen ringvaatesse. Mida asja nii haige, kui kiiresti ma liigutasin. Ma olin selle sama pintsaku, mis mul eile. Ma ei jõudnud pesus käia ühesõnaga. Turtleneck, üksid kiire meigi teha. Ma arvan, nad puuderdavad mind seal ka üle, nii et on hästi. Isa, ma sellist elu tahtsin.
see närv ei lähe mitte kunagi üle. Esinemisnärv või nagu, kui sa pead rääkima kuskil, sest et kõige suurem hirm on see, et ma teen ennast mingi lollide lausetega nagu lolliks. Näe, Ant tuli ka juba. Ütle tšau vlog. Joo, tšau vlog. Kus sa oled? Siin sa oled. Peaks ka hakkama vlogima. Ma räägin. Ei nagu pane sinna vaata nii. Ja. Kahekesi koos. Aga kallis rahvas, saadake teie lemmikugust ka Ringvaat saatesse, et me vaatame siis, kes võidab tasuta Eesti Laulu pileti. Mina laulan minu kallis sõber, kolleeg Ott Lepandi lugu, minu idool samas, et kuula. Kuula, mis räägib siia abid. Kuula. Seal võivad ära Andrei tegi täna tööd, Siidikäpakene tegi täna tööd. Siidikäpal tulid villid. Kuule, lõpeta ära Siidikäp. Seal anti, ma tegin kruvi keera, aga seal anti see väikese kuradi see kaasavad. Igal vennal oleks siit Mul ei oleks. 100%. Ei oleks, ma olen nii... Täiesti nagu see oli nii raske. Jürkal ei oleks. Siidikäpakene, produtsent. Ühtegi asja nagu ajale. Teen endale võiku, juustu ja võiga. Soojendan oma kanasuppi. Väga maitseb. Veritemure. Parim asi, loog, söök ja kodu ja tolmuimeja käib. Tere hommikust, ärkasin ja kohe objektile ja mind ootab seal üks katastroof ees. Miau. Tulime siia Segasumma suvilasse. Nunnu, väga nunnu. Minu lemmikus kohas ka. Fissi jooksab. Nii läheb. Nädala aja pärast on salongi avamine. Ausa. Johoo, käisime salongis ära, nüüd tulime sööma. Ärimees läheb kaupa vastu võtma. Nii ilus ilm. Reastust rääkisime autos, et kõik on reaalselt hall. Full hall. See mu nägu on nii punane. Ma olen nüüd mingi 2 päeva pannud seda retinoini ja siis nagu on punane kael ka siit. Aga me oleme Pepsis praegu. See on meil siin salongi ligidal. Saime selle Kelliga kokku, kes on siis Waterface'i siis omanik. Ja siis ta andis meile mingi nippe-trikke lõpetussõnu. Vaata seal, ma ei tea. Segasumma suvile. Siin on siuke jalg. See on lauajalg. Oi! No need võid ära hästi rahulikult, et sa. Kõik on üle töötanud. Lapsed vist istuvad telefonis. Nii väsinud. Uga, mis sa ütled rahvale? Kas sa oled väsinud või? Gretel teeb meil siin lokke. Toob enda lokki välja. Me tulime deposse. Natukene vaatame kraanikaussi asju. Ja siis lähme koju ja siis lähme pildistama. Hetkel valimegi siis kraanikaussi. Need on muidugi väga ilusad, aga need ei ole lihtsalt vist praktilised, mida panna salongi. Et ikkagi töökoht on ja siis me võtame ikkagi plekist, mis ei ole nii ilus, aga palju on pikem elueaga ja palju mõistlikum, et ikkagi ma räägin töökoht. Ja siis kraaniks võtame selle, ma arvan, mis siis on selline, saab kaugemalt puhastada, lähemalt puhastada. Muidugi see on ka okei, aga need lähevad suht ruttu katki minu arust. Tulin koju ja teen kiire meigi ja siis lähme pildistama. Sind pandi kohe pinki või? Jaa. Tere vlog! Pildistaja. Kõik pannakse siia häbi postin öelda, ebamugava. Kõik vaatavad. Mitte ka ju. Ei jaksa mitte midagi teha. Täna oli koolitus ja pildistamine. Tundub nagu mõttetu, aga väga raske. Väga raske. Kas sa oled ka väsinud? Mis sa ütled teistele? Parem tulgu kui see jees, muidu me oleme kurjad või? Ütle nüüd siis. Tulge.
kuhu? Siis Miks? peab. Noh, kastihunnik on ära läinud. Esimene peegel ka on valmis, saadeti eile pilt. Siin on meie toolihunnik. Tehakse meil siin esine puhtaks kõik. Trepp juba sai. Tulime rätikuid ja neid ninasid printima. Nusutan siin neid Kotrili asju praegu. Meil tulevad seal ongi need tooted. Mulle väga meeldib nende pakend. Päris hea lõhna on ka. Must seda. Me siis valime siin peegleid. Üks vend on töömees, taskus on kohe mõõdulint. Selle siis vist võtame niimoodi, et me paneme selle alla korrusele. Kui lähed nagu näiteks tualetti või ma ei tea, mis iganes, siis teeme sellise ägeda aktsentseina. Siis saab pilte teha. Hästi Erik. Hästi etiline. Hommikusöök. Ingredients. Avokado, peekon, muna ja mandarin. Ja siis vaatan uudiseid. Kiits tuli vaatama. Väga mõnus. Kiidab heaks, et siin saab Busserit vaadata. Mitme päeva pärast? 5 päeva pärast on avamine. Juhu! Jihaa! Ühesõnaga ma tõmban selle vlogikese kokku. Tänasega on 5 päeva pärast salongi avamine. Mu pea käib ringi. Ma ei saa magada. Väga ärev on, aga samas on mega tore ka. Can't wait. Täna juba ma käisin seal just, siis oli juba siuke, et juba nüüd võib sisse kolida, et siuke väike viimistlus veel, koristus, viimistlus. Siis mu lemmikosa asjade organiseerimine ja selleks vist tulevad kõik appi ka meil. Nii et jah, tšau.